Eile hommikul siinsamas televisioonis lehe lugemise ajal läks elavaks vaidluseks teemal tolmuimejad, sest selgus, et Euroopa Liidus on nüüdsest ka siis järelikult Eestis kehtimas üks reegel, mis kaotab müügilt 2000 vatised tolmuimejad ja edaspidi ühest hetkest alates võib siis kaubanduslettidelt leida ainult 1600 vatiseid. Meie televaataja Katrin reageeris selle peale väga elavalt. Mulle tundus just teise Katrini arvamuse peale, et see on jälle üks tüütetest Euroopa Liidu reeglitest ja kirjutas, et tegelikult on täna olemas juba puhastajad, võimsad sellised, mis töötavad väga hästi, mille võimsus on kõigest 350 vatti. Et ta ei räägigi mitte tolmuimejatest, ta ütleb puhastajad nende kohta. See ongi tolmuimeja, 350 vatti. Absoluutselt. Nii et selles mõttes väga erinevad ja põnevad arengud. Me täna hommikul tolmu imemisest ja põrandate puhastamisest räägimegi. Ja me räägime seda selles kontekstis, et Eesti mehed on väga tublid koristajad, sellepärast et OECD sugudevahelise võrdsuse uuringust tuli välja, et Eesti mehed siis oma koristus ajalt ühe päeva kohta on 3. kohal sloveenlaste ja taanlaste järel. Nii et tuleb kiita minu paremal käel istujat ja minu vasakul käel istujat. Tere hommikust, Kurvet! Tere hommikust! No, sa teadsid seda ilmselt, et Eesti mehed on väga tublid koristajad. Sa arvasid? Ma arvasin, fakta ei olnud, aga tundus, et see võiks nii olla. See fakt oli õhus. Nüüd edaspidi on naistel alati meil öelda. See vastus on olemas, trükime selle uuringu välja. No nii, me tegelikult mõtlesime tõesti rääkida täna hommikul tolmuimejatest ja kui suur probleem see siis nüüd tegelikult on, et 2000 vatised tolmuimejad õige pea asendatakse müügilettidel 1600 tolmuimejatele. Ja 3 aasta pärast siis veel 900 vatti, et see läheb kogu aeg väiksemaks. Ma arvan, et see ei ole suur probleem, sest juba tänapäeval professionaalseks kasutuseks mõeldud tolmuimejad on oluliselt väiksema voolu tarbimisega. Et minul kaasas olev tööriist tarbib 1100 vatti näiteks. Aga sellegi poolest on ta professionaalses koristuses laialt kasutusel ja teeb oma tööd, ma usun, et paremini kui kodukasutuseks mõeldud tolmuimejad. See on ikkagi tehaste selline mugavus veel hetkel, et neid 2000-seid müüakse, sest kui nad on olemas, on lihtne luua sinna ilus plastmasskarpuus ümber, öelda, et see on nüüd nagu kõige ägedam ja moodsam, ostke see ja vahetage vana välja. Ja eks need vatid ole ka üks müügiargument ja tundub, et mida suurem number, seda võimsam tolmuimeja on ja selle järgi me tihtipeale oma ostuotsused ju poest teeme. Kurmet, teie olete nüüd selle partei esindaja, kes ütleb, et tegelikult pole üldse vaja tolmuimejat. Ma kuulun sellesse parteisse, kes esitaks küsimuse, et miks võiks võimalusel vältida tolmuimeja kasutamist. Et ma ei saa öelda, et tolmuimejat ei ole üldse vaja kasutada, sest kui on kodus pehme mööbel või vaipkatted, siis tolmuimejat tuleb kasutada, sest alternatiivi ei ole. Kui kodus on selline diivan ja vaip, mis meil maal, siis võiks tolmuimeja kodus olla. Just, aga siis peakski piirduma ka ainult tõesti nende pindade puhastamiseks, kus on see hädavajalik. Et ma pigem väidaks seda, et me oleme tihtipeale väga tolmuimeja kasutamise usku, ehk meile meeldib seda kasutada ka kohtades, kus seda ei oleks mõistlik teha. Mis kohad need on, kus ei ole mõistlik tolmuimejat? Näiteks tavaliselt kõvakattega põrandad, laminaat, parketid või linoleum või plastikatted, mis ka tihtipeale kodudes on. Kõik kivid, kõik sellised põrandad, sinna tolmuimejat üldse peale mitte lasta? Seal ei oleks seda mõistlik teha, sest et kui me mõtleme natukene tolmuimeja töö põhimõtete peale, siis kui ühest otsast läheb õhk sisse, siis teisest otsast tuleb välja. Ja see lööb ju ka ruumis õhu liikuma, mis omakorda tõstab siis sellist ruumide tolmusust ja oluliselt. Ja kui ruumis läheb õhk liikuma, siis läheb liikuma ka selline tolm, mis sisaldab meie tervisele väga palju kahjulikke ühendeid, mis on ladustunud näiteks võib-olla kapiotsa või kardinapuude peale. Hingame endale sisse ja sellest tulenevalt tulevad siis tervisevaevused. Nagu liiva ja kivipuru ja leivapuru ta ikka ju imeb sisse ju. Ja, aga selleks on olemas oluliselt lihtsamad ja kaasaegsemad töövahendid kui tolmuimeja. No nii, aga läheme nende asjade juurde. Mis võiks siis, sest ma haistan, et jah, ega me nagu sellest tolmu puhastamisest või tolmu pühkimisest ei pääse, lihtsalt selle jaoks ei ole vaja tolmuimejat. Ja, sest et kuna tolmuimeja kasutamine paiskab selle tolmu õhku, eks ju, siis see tähendab seda, et juba mõne tunni möödudes maandub uuesti pinnale ja meile tundub, nagu me polekski seda koristustööd teinud ja me peaks hakkama otsast jälle peale. Isegi see tohutu otsikute valik ei anna meile seda head tulemust. Et ainukene selline erisus on võib-olla siis nendel keskus tolmuimejatel, kus need tolmumisseadmed ja mootorid on nii-öelda seina taga eraldi ruumis ja ta ei pane siis meie eluruumides õhku liikuma. Ehk see välja puhuv õhk on see, mis on tegelikult selle kurja juur. No aga väga hea, teil on see imeviist siis ju kaasas ka, mis võiks olla abivahend ja tolmuimeja asendaja. Jah, tundub selline arhailine asi, eks ju. Natukene niisugune nadi tundub, et tolmuimeja kõrval. Just, et kui nüüd võtta ikka üks korralik 2000 vattise mootoriga tolmuimeja, mis näeb välja nagu UFO või siis selline täiesti tavaline kummiliist ja seal vard taha panna, siis
selle töövahendi kiituseks lihtsalt võib rääkida või siis väita seda, et see on oluliselt kiirem ja mugavam töövahend kui tolmuimeja. Aga selle puhul muidugi esimene häda on kohe see, et kui naabrimees tuleb ja näeb, et ma sellega pühin oma 150 minutit, siis ta ütleb, et ahah, ei ole veel tolmuimejat saanud osta või et tolmuimeja läks katki, jah. Ja sa oled selles mõttes õigel teel, et ma olen kuulnud ka koduperenaiste suust, et tolmuimemine on olnud siiani ainukene töö, millega mehed tegelevad. Ja nüüd, eks ju, ma ütlen, et seda ei olegi hea teha, et mis siis nüüd saab, et mehed lõpetavad koristamise ära ja me kukume 3. kohalt äkki kuskile tahapoole. No tolmuimejaga on töömasinatega. Ja seda küll. Ei hakka nagu au pihta. Aga läheme selle juurde, mismoodi sellega siis nagu tööd teha? Ongi lihtne puhastamine, pühkimine? Ja, et sellega on väga lihtne. Ma näitan seda siin samas põranda peal. Ehk siis, kui me räägime sellistest kõvakattega põrandatest nagu see siin, siis lihtsalt liigutad seda sama kummi mööda põrandat ja see pühib siit kokku nii tolmu, liiva, juuksekarvad, kõik sellised asjad. Kaamera natuke lähemalt võtab, siis ta juba näeb ka minu saaki sellelt põrandalt. No esimene asi tõesti on täitsa olemas. Ja kui nüüd kujutada ette, et ma peaks seda sama pinda näiteks puhastama tolmuimejaga või siis ma võtan selle põrandakuivataja pühkija ja teen selle töö ära, siis see on oluliselt kiirem. Ja eriti tänuväärne töövahend on see siis, kui on kodus näiteks lemmikloomad, koerad või kassid ja nende karvad. Et väga tihti inimesed teevad ju tolmuimejaga tööd sel juhul mitu korda päevas. Aga üks väike nipp veel, et kui see lahendus nüüd ei rahulda ja tundub, et see tulemus ei ole nii hea, kui me sooviksime, siis on võimalik selle sama kummiliistu peale võtta üks koristusrätik, panna siis siia klambritega. Kõige tavalisem koristusrätik. Kõige tavalisem. Jah, see võiks olla tegelikult mikrokiudrätik, sest see seob paremini tolmu. Paneme siia liistu peale selle ja pühime sellega põrandat, et siis on see tulemus veelgi parem ja tõesti siia jäävad ka kõige peenemad tolmuosakesed kinni. Ma käin sellega siin natukene stuudios ringi, siis on kohe tõenäoliselt ka tulemus näha. Nii. No jah, päris hea tulemus. Just. Lapi mõttes. Ja kui nüüd nagu näete, siis lapist sai mustaks ainult see kummialune äär, siis see tähendab seda, et ma tõstan lihtsalt seda kummi siin lapi peal paar sentimeetrit edasi ja teen tööd edasi. Ei pea lappi loputama, väänama mitte midagi, vaid terve kodukoristus ühe lapiga väga lihtsalt. Ja selle kõige juures on ju veel eriti hea see, et samal ajal, kui me seda 105 minutit siis koristame päevas, siis naine saab rahulikult magada. Jaa, ei tee lärmi. See on väga mõistlik. Suur aitäh täna hommikul tõesti tulemast ja seda lihtsalt tõde tegelikult kuulutamast meile, kes me oleme ikkagi sügavalt tolmuimeja usku. Oleme ausad, ilma tolmuimejat ei usku üks majapidamine ikkagi meie teadvuses hakkama ei saaks. Seda kindlasti, aga kui nüüd tolmuimejat on vaja kasutada, siis on siin ka paar asja, millele peaks tähelepanu pöörama, et sellel tööl ka tulemus oleks. Et üks asi on siis see, et tööasend võiks olla selline, mis tõesti mugav on. Ja see tähendab seda, et võtan sirge seljaga nagu jaamaülema abi, poolik ühte kätte, toru teise kätte ja puhastan vaipa. Mitte ei ole siis küürus selle vaiba kohal, eks ju, ei nühi, vaid sirge seljaga, see ei koorma meid ja ma võin seda tööd teha niimoodi tundide kaupa. Voolik selja tagant läbi, see on kõige lihtsam väikene niikene siin juurde. Ja teine asi on siis see, et kui me vaiba puhastus ette võtame, siis selle eesmärgiks peaks olema ju puhas vaip. Siis seda ei tohiks ära unustada. Et me ei keskendu ainult selle vaiba pinnal olevale silmaga nähtavale mustusele, sest et tolm ja liiv, mis siin vaiba sees on, moodustab umbes 70% mustusest, aga see, mida me silmaga näeme, on võib-olla kerge 10%. Nii et igal juhul ka need pinnad, mis meile tunduvad puhtad, juba tuleb ka kindlasti üle töötada. Just, parem tee seda harvem, aga tee põhjalikult. Suur aitäh täna hommikul nende lihtsate elutõdede juurde naasmast, mis võiks siis aidata tegelikult meil selle 105 minutiga Eesti meestel kolmandatena edetabelis. Ja Sloveenia ja Taani meeste järel. Kiiremini ja paremini hakkama saada. Kell on saanud